2020 on olnud siiani üks kuradi hullumeelne aasta ja ma arvan, et mitte keegi ei vaidle mulle vastu sellega. Aga vot tead, ma arvan, et sellest kõige hullumeelsemast asjast pole te veel kuulnudki. Tooge endale miskit juua ja lihtsalt lõõgastuge. Las Janar jutustab teile ühe loo. Nii. Kui kõik kinod on ja olid kinni, siis ei saa ju ühtegi filmi välja tulla. See on mure, mis tekkis filmide niinimetatud maaletoojatel. Paljud neist leidsid lahenduseks uue release date'i määramise. No näiteks Marveli Black Widow lükati algsest 89. aprillist 6. novembrini ja selle käigus lükati edasi ka iga tulevast Marveli filmi ühe filmi release date'i võrra edasi. Issand türa, see oli keeruline lause. Ei no davai, käime pooleks aastaks talvunes ära ja tuleb tagasi ja siis vaatab, mis sest maailmast alles on. But the plot thickens. Ja siis oli Universal ja ka DreamWorks, kes olid just valmis saanud oma sotsiaalse pop-eksperimendi ja megahitt fenomeni Trollid 2! Nad mõtlesid, et kuna esimene Trollide osa ei teeninud kinodes niikuinii hullult raha, siis äkki katsetaks ja paneks Trollid 2 kohe inimestele koju teleka taha. Ei no, sel hetkel tundus see idee parem kui eales varem. Oota, aga enne seda ma pean natuke seletama, kuidas see särkvärk töötab. VOD ehk Video on Demand tähendab tele- või netiprogrammi, mis laseb vaatajal vaadata välja valitud filmi igal pool, igal ajal. Kinod ei lähe selle alla, sest kinno lähed sina kohale seansi alguseks. Tänapäeval on tavaks film panna kinno kuni 100 päevaks, sest film teenib enamus oma kasumist kinodes ja enamasti selle aja jooksul. Alles sellele perioodile järgnedes pannakse film näiteks plaadi peale või Netflixi või mis iganes. Nii saab film teenida lisatulu. Ma ei tea, kas Universalil oli hullult palju mida kaotada, aga ma arvan, et mitte keegi ei osanud ette kujutada, mis neid ees ootab. Trollid 2 on number 1 Amazonis. Trollid 2 on number 1 Comcastis. Trollid 2 on number 1 YouTube'is. Trollid 2 on number 1 su vanemate magamistoas. Ma tean küll, mis nad öösel seal kopsivad. Ja ma tean veel paremini, mis neil seal taustaks käib. Trollid World Touril läks nimelt nii hästi, et see purustas rekordi kui kõige edukama esilinastusega filmide VOD ajaloos. Suurim opening day, suurim opening weekend. Täpseid numbreid pole küll avalikustatud, aga me teame, et see teenis ropult raha. Neid uudiseid lugedes ma olin nagu, osake minust on alati uhke ja õnnelik, kui uusi filmi rekordeid purustatakse. Tore näha, kui elu käib, aga samas kõikidest filmidest, mis oleks võinud olla, Trollid fucking 2 vä? Jah, Trollid fucking 2. Selles mõttes DreamWorksil ja Universalil on pidu palju, rahataskut täis ja nüüd on plaanis neil oma enamusi uusi filme lasta rahvani samaaegselt nii kinodes kui ka teenuste vahendusel. Johoho, see lugu alles algab. Uudised sellest vägiteost levisid nagu metsatulekahju. Ei läinud kaua aega, kuniks mõned kinoomanikud sellest kuulsid ja seda väga südamesse võtsid. AMC kinod ehk suurim kinokett maailmas keelas ära ühegi Universali filmi näitamise oma kinodes. See tähendab sõda! Filme on tehtud väga pikka aega ja enamuse sellest ajast on neid tehtud samamoodi. Meie tehnika ja tehnikad on muutunud, aga laias laastus see, kuidas filme üles lindistatakse, kokku pannakse ja vaatajani tuuakse, on ideoloogiliselt samaks jäänud. See 100-päevane kinoperiood on ka paika pandud selleks, et kõigil vajalikel osapooltel oleks oma võimalus kasum teenida. Aga see sõda kinode ja filmitegijate vahel, see tundub nagu sõda vana ja uue meedia vahel. Ja ausalt öeldes, tulevik pole kunagi olnud põnevam. Mul ei ole mitte midagi kinode vastu. Peale nende ülehinnatud popcorni on mu kinoelamused lõppenud alati positiivselt. Siiski, ma usun, et Trollid 2 tõestas midagi väga olulist. Meelelahutuslik meedia peaks olema kättesaadav. See on mõeldud nautima, kuidas iganes soovid ja mida paindlikumaks inimeste võimalused muutuvad, seda rohkem inimesi actually vaatavad filme. Mul on vaja, et rohkem inimesi lihtsalt filme vaataks. Enamused meist niikuinii piraadivad filme puhtalt mugavusest. Kui selle vastu keegi midagigi teha tahab, siis on vaja luua alternatiive.
ja häid alternatiive. Aga see pole isegi jutu iva. Kui sa tahaksid tänapäeval filmitegijana läbi lüüa, siis pead sa ikka sitta kanti pingutama, et keegi sind tähele paneks. Suurtel filmidel on suured rahad taga ja individuaalide jaoks tähendab see suuri võimalusi. Aga need on juba trepi viimased astmed. Trepi esimestel astmetel ei ole keegi nõus sinuga lepingut sõlmima, kui sul ei ole just pandav portfoolio. Aga oi türa, kui raske midagi tõestuseks luua on, kui su ainuke võimalus on panna see tasuta YouTube'i üles, kus seda ilmselt keegi isegi ei hinda. Kui filmitööstus liiguks vaikselt selle poole, et teha filmide vaatamine ja loomine kättesaadavamaks, siis ma arvan, et õhtu lõpuks oleks sellest kõigil kasu. Võib-olla kunagi, 100 aasta pärast saab keegi oma lastele seletada, miks enam ühtegi kino ei eksisteeri, miks keegi ei näe vajadust filme illegaalselt alla laadida ja miks maailmarahu ei olegi enam müüt. Ja selles kõiges on süüdi ei miski muu kui Trollid fucking 2. Ma tegelikult vaatasin ära need filmid, ajalooline moment siiski. Need ei olnud just midagi väga erilist, eriti veel esimene osa. Aga võt see teine osa, see üllatavalt meeldis mulle. See tundus nii loo kui ka tegelaste poolest olevat rohkem läbi mõeldud. Huvitav oli vaadata, kuidas nad üritasid loogiliselt ära seletada Trollide ajalugu. Eriti miks nad laulavad kogu aeg. Oi türa, see oli päriselt naljakas. Welcome home. Mr. Dinkles, you're alive. For a minute there, I thought you'd kick the bucket. See oli üks kõige naljakamaid asju, mida ma üle pika aja näinud olen. Ja loomulikult me ei saa ära unustada minu absoluutset lemmikut. Anna Kendrick isiklikult, kes loeb peale neis filmides. Anna is love, Anna is life. Minge vaadake Trollid 2. I'm saved by nature, but it always forgets what I need. I hope you'll stop me before I build